nagu kujutanud seda hetke, et kui ma sinna kõnnin, aga siis mitte nagu samal põhjusel, vaid võib-olla siis, ma ei tea, külalisena või mis iganes põhjusel, et siis on siuke väga, väga imelik igal juhul on seda ette kujutada küll, aga neid hetki on praegu veel jah, väga vähe olnud. Kahetsushetki ka on? Ei ole, et mingi annus kurbust kindlasti on, aga kahetsust mitte, sest see otsus mõistetavalt, see on sellise väga põhjaliku tee läbi teinud, et ikkagi need põhjused on enda jaoks väga, väga selged ja seetõttu ikkagi et kahetsust ei ole. Sul on järeltuli olemas juba? Veel ei ole, peab tunnistama, et tegeleme sellega järjepidevalt, aga veel ei ole, et oleme lootnud selle leida nende inimeste hulgas, keda me ise teame aga et nüüd oleme küll jah sealmaal, et kuulutame ka selle nii-öelda ametlikult inimese otsimise välja, et ikkagi äkki on kuskil keegi, kelle peale ei ole ise osanud mõelda, kes võiks äkki tegelikult olla väga, väga õige inimene selle jaoks. Et tuleb avalik konkurss või? Praegu on selline plaan, jah. No siis meie kanal on esimene, kes sellest teada annab praegu. No väga hea, täpselt. Aga ma mäletan, kui sa rääkisid sellest esimest korda, siis oli visioon, et juba juuni lõpuks võiks inimene olemas olla. No see jätab siin ju, heal juhul 3 nädalat, natuke vähem isegi. Jah, eks see ajaaken on väiksemaks jäänud küll, et see eesmärk on endiselt sama, et see juuni lõpp võiks see hetk olla, et jah, ühest küljest küll, mitte väga pikk periood, aga teisest küljest jälle, kui on keegi, kelle jaoks on see nii õige ja väljakutsuv võimalus õigel ajal, õiges kohas, siis ja tegelikult õige amet, no siis ma arvan, et see aeg ei ole nüüd nii määrav, et selle otsuse tegemine võiks võtta veel kauem aega. Et kui ikkagi on õige asi, õige inimene, õige amet, siis ma arvan, et ma ei tea, mulle endale tundub jah, et see võiks lihtne otsus olla, aga senised kohtumised on näidanud, et ega ta ei ole ikkagi nii lihtne. Ja. Jõuame tulevikust veel rääkida. Jõuame. Äkki küsime, kuidas sa korvpalli juurde üldse sattusid? Ja ega minu korvpalli juurde jõudmine konkreetselt oli ikkagi suhteliselt hilja, et see praegu siin nimega Karksin uia, kust ma pärit olen, et seal tegelikult väga midagi peale kergejõustikku ei tehtud. Et nii käisin ka mina 3. klassist saadik kergejõustikus tegelikult, aga ma ei tea, mis selle korvpalliga on, ma olen ise üritanud mõelda, ei ole välja mõelnud, kust see mingisugune see palliarmastus tekkis, aga ma tean, et mu treener oli pidevalt hädas sellega, et ma selle asemel, et mis iganes tõkkeharjutusi teha, siis põhimõtteliselt alati oli saalis, oli kui ta trenni alguses kinni ei olnud, siis keset trenni pandi see inventariruum kinni, et ma ei saaks pallidele ligi, et seda ma mäletan hästi, ma sain selle eest õiendada kogu aeg ja kuidagi, ma ei tea miks, aga kiskus väga tugevalt pallimängude poole. Ja siis oligi seal põhikooli viimases klassis, ma lihtsalt võtsin kätte ja hakkasin, ma jõudsin enne peale põhikooli läksin siis tsikki nagu reaalselt juba korvpalli erialale, eks ma sinna sain ka ainult tänu oma pikkusele sisse, sest ega mul oskusi tegelikult üldse ei olnud. Aga jah, et põhikooli viimases klassis, ma tean, ma käisin liinibussiga mingi 2 korda nädalas siis Viljandis spordikoolis. Andres Tamme käe all siis oma elu esimestes korvpallitrennides siis alles 8. klassis, nii et kui ma läksin tsikki, siis ma ei osanud veel põhimõtteliselt sammude pealt vasaku käega visatagi, et selline täitsa teistmoodi korvpalli juurde jõudmine.
aga sa jõudsid välja meistriliiga tasemele, eks ole? Sa mängisid meistriliigas ka mängida? Jaa, isegi olen tiitlit võitnud kord või kaks või jah, et meistriliiga tasemele, jah. Aga noh, aeg oli muidugi väga teine aga jah, ei, see on fakt. Jaa, aga kuidas oli sinu jõudmine Raplasse? Toona oli siis aasta 2002, eks ole? Ja no see oli selline... No sellel oli omakorda nagu ajalugu ees, et mis seostubki minu selle tsikki, noh, osad, ma ei tea, kui noored või vanad kuulajad on podcastil, et see oli Tallinna spordiinternaatkool, mõnes mõttes siis praeguse Audentese eelkäijaks võib nimetada. Et kui ma sinna läksin, siis küll vist mitte esimesel aastal, aga teisel aastal juba enam Viljandi spordikool ei pannud Eesti meistrivõistlustele võistkonda välja. Ja siis minu toanaaber Indrek Ruut kutsus mu Rapla eest mängima Eesti meistrivõistlusi. Nii et see ulatub siis aastasse juba mingi 89, 90, et kui ma tegelikult Rapla särgis esimesed mängud mängisin, et ja sealt see Rapla suhe ja noh, ongi tutvus siis ka, noh, hiljem oligi siis teine minu Raplasse kutsuja oli Indreku kõrval Margus Tamberg, et olime juba selle peale, ma ei tea, kui palju ka ühises võistkonnas mänginud juba tegelikult sellest ajast, et sealt see Rapla seos tuli ja ma olin... mingi aeg olin peaaegu 3 aastat Ameerikas ja tulin tagasi 2001 ja olin 1 aasta, tegin seda sama tööd Paides. Ja siis noh, nii-öelda võib otse öeldes tõmbasid üle siis Indrek ja Margus mu Raplasse, et siin oli selgelt, ütleme, mitte ainult parem pakkumine, vaid ikkagi seesama, mida ma olen ka hiljem alati välja toonud, et ega algusest peale oli tunda, et tegelikult see korvpall ei olnud heas seisus, aga need juured olid ilmselgelt siin sügaval, et see oli, noh, kes ei oleks selles samas saalis, kus ma olen juba iga päev viimased 23 aastat töötanud, et noh, kõik Eestis vähegi korvpalli mänginud inimesed on sealt läbi käinud ja ütleme ka Raplas oli väga palju inimesi ehk ja noh, see tugi, ütleme see klubi tugi oli selgelt selline tugev, et oli väga, väga hea tegelikult pinnas ja hetk, kus alustada. Mina mäletan sind treenerina, aga kas sa tulid kohe korvpallikooli juhtima? Või olid treener alguses? Jaa, see oli, sellele ma vaatan ka tagantjärgi kuidagi, noh, olen ise imestunud, et mul võttis nii kaua aega, et aru saada, et mida ma siis rohkem tahan teha, et ma olin ikkagi tegelikult aastaid olin treener ja tegevjuht siis korraga. Ja see kestis aastaid ja ma mäletan seda sisemist konflikti, ma kogu aeg tajusin, et eriti treeneri töö puhul sinna trenni minnes, kuna kogu ülejäänud aeg kulus klubi juhtimisega seotud tegevustel, siis ma tundsin, kuidas ma treenerina ei ole tegelikult piisavalt hästi ette valmistatud ja samas ei suutnud ka seda lahti lasta, ma ei olnud kindel, et ma sain aru, et ma ühel hetkel pean otsuse tegema, kumba tööd ma siis teen, sest klubi ka kasvas, see kogu juhtimise osa ju tegelikult ka pidevalt suurenes ja ühel hetkel ma selle otsuse tegin, kusjuures sellise ka väikse üleminekuga, et mu oma poiss mängis, siis ma ka veel jagasin ühte gruppi treener Alla-Raul Antsoniga ja läks veel natukene aega enne, kui ma siis sellest treeneritööst täitsa lahti lasksin aga väga kiiresti pärast seda ma sain aru, et kahetseda pole midagi, sellel olid omad rõõmud kindlasti sellel treeneritööl ka, aga pole mingit kahtlust, et mulle tegelikult see õige töö on, et ma ikkagi tegelikult ma ei ole treener ja mulle see sebimine ja see klubi juhtimine sobib nagu kordades paremini, et see on tegelikult minu asi, ma tunnen seda tugevalt, et aga imelikult kaua võttis aega sellest aru saada küll.
Rapla korvpalli ajalugu on tõesti pikk ja uhke olnud, aga sina oled viinud selle nüüd päris tippu. No tegelikult ega kusjuures mul on väga kahju, et ei ole aega, aga ajalugu üldse ja ka tegelikult mind väga ka see Rapla korvpalli ajalugu tegelikult väga huvitab aga seda aega, seda uurida rohkem ja sellega tegeleda, seda on väga-väga vähe olnud, aga tegelikult on see väga huvitav, aga samas ühel hetkel kui ma tegin kokkuvõtte, mis aastatel näiteks Rapla meeskond on Eesti kõrgemas liigas mänginud, siis tegelikult selgus, et on ainult pärast 60-ndaid, alates 60-ndatest on ainult 10 90-ndad, kui võistkonda ei olnud. Et kõikidel 10-nditel on tegelikult mingi Rapla võistkond Eesti kõrgemas liigas osalenud, et selles mõttes on ka sellel tasemel enne mängitud küll ja küll, aga jah, sellist, see on jällegi ka tõde jah, et sellist järjepidevust kõrgemal tasemel ei ole olnud ja saan uhkusega öelda, et ka neid tulemusi ei ole selliseid olnud. Nüüd kui sa tulid 2002 siia, siis esimene meistriliiga hooaeg oli minu mälu mööda 2011. 2010-11 jah. Et kui kaua see mõte sul peas küpses, et ikkagi panna meistriliiga meeskond välja, sest ega see ei olnud ka ju naljaasi, eks? Kindlasti mitte jah. Ta ikkagi aastaid, aga ta oli selles suhtes, võiks öelda nagu mõttetu mõte, et nii kaua, kuni see idee korralikust saalist sai selliseks tõsiselt võetavamaks, ei olnud ju pointi isegi sellest rääkida, kui parim saal oli alusspordihoone, siis mis meistriliigast sa rääkida saad, et jah, et ta kuskil peasopis oli tegelikult aastaid, aga reaalselt hakkasime reaalsemalt ikkagi ta tuli kuidagi rohkem ja rohkem välja ikkagi jah, siis kui see Sadolin spordihoone ehitamine ikkagi hakkas reaalsuseks muutuma, et see oli üks asi, aga kuigi ka tegelikult see ei olnud ka omakorda nii põhjus, kuivõrd, ühesõnaga langesidki tegelikult mitu asja kokku, et ikkagi see saali ehitus võeti ette ja siis meil juhtus olema, mis on väga harukordne, ikkagi selline päris mitu väga head aastakäiku poisse, kes olid siis, jõudsidki sellisele tasemele, kus oli näha, et nad võiks meistriliigas mängida, aga nad ei ole piisavalt head, et keegi teine neist huvitatud oleks ja siis sellest sai see idee kuidagi sellise reaalsema vaate, et need asjad jah niimoodi, et ka mõnes mõttes tekkis nagu vajadus ja läbi saali siis ka võimalus. Ma muideks viskasin pilgu peale toonasele koosseisule, kes need mängijad toona olid, Janar Soo oli, eks ole, kes praegu küll enam meeskonna juures ei ole, aga ma leidsin ka 3 nime, kes olid meeskonna juures ka nüüd viimasel hooajal, või viimatisel siis, eks ole, Indrek Kajupank, Kustas Põldoja ja Rait Laane. Ja. Et see nagu mõnes mõttes, see nagu sümboolne, eks ole, et toona, kui oli sinu siis esimene hooaeg managerina meistriliigas ja need poisid, kes mängisid, siis tegelikult 3 tükki neist olid siis nagu kuni viimase hetkeni, eks ole, ka meeskonna juures. Ei, see on päris huvitav fakt, et jaa, see on päris huvitav. Kajupanga peale ma mõtlesin see aasta, et uskumatu ja mul oli ka tema üle nii hea meel, et just kui mõelda tõesti need 15 aastat tagasi, siis ta oli ikkagi hoopis, oli meie mõistes see, kus meie võistkond oli ta ikkagi väga kõva kaliibriga mängija, et tema see roll ja mis ta siis oli sel hetkel, see oli väga-väga suur ja oluline, et mul oli tõesti tema pärast väga hea meel ja Raiti ma mäletan selles suhtes ikkagi
jälle ka hästi, et Rait oli ikkagi selgelt 17-aastasena, no me olimegi, pidime, ega see alustamine kerge ei olnud, et 17-aastaselt oli selge konkreetselt põhiviisiku, esimene mängujuht, põhiviisiku mängujuht, et päris äge on sellele tagasi mõelda tõesti ja samamoodi jah, et ta on ka vahepeal küll ära olnud ja nüüd jälle, et see, ütleme, see hooaeg jälle lõppes ka tema jaoks medaliga, et see on tõesti nagu tähenduslik ja Kustas Põldoja on minu jaoks veel eriline seetõttu, et tema oli ikkagi üks minu esimestest õpilastest, keda ma ka ise treenisin. Et selles mõttes ka tema kogu see kasvamine koos klubiga on nagu väga-väga hingelähedane mulle, et kunagi ka trenni väikse poisikesena tulnud ja ise mänginud ja nüüdseks kasvanud üheks parimaks treeneriks Eestis ja olla meistriliiga juures Breti kõrval, et väga-väga, ei see on äge jah, see on hea väljatoomine. Ja mis mulle, Kustase puhul võiks veel välja tuua, on see ka ju tegelikult, et ta mängis meistriliigas ja ühel hetkel ta ju läks esiliigasse, eks, minu arust ta mängis kas Räpina meeskonnas võis olla, eks. Ja siis tal tuli tagasi see tahtmine meistriliiga tasemel mängida ja siis ta tuligi, eks. Ja pingutaski tagasi ennast meistriliigasse ja mängis. Ja Kustase oleks tõenäoliselt, jah, eks me tagantjärgi, ongi lihtne võib-olla targutada ka, aga et siin oleks mingid asjad läinud teistmoodi, siis ta tõenäoliselt oleks võinud vabalt meistriliigas ka rohkem mängida, kui ta mängis. Rapla korvpallist on kasvanud välja üsna palju niisuguseid säravaid tähti, aga kahe mehega on seotud legendid, Andres Sõber ja Mihkel Tiks. On sul kedagi oma ajast sinna kõrvale panna, kedagi? Ja kusjuures pean tunnistama, et ei ole. Pean tunnistama, et ei ole, et ka ütleme, kui mõelda, ka Andre Pärn jõudis ju Eesti koondisesse ikkagi enne seda nii-öelda minu aega, et päris samaga jah, ei ole panna kõrvale, peab tunnistama. Kuidas sul läbisaamine on näiteks Andres Sõbraga? Ta on kõva konkurent olnud. Jaa, on küll, et olid jah, ta oli, tema ja Rakvere olid muidugi siuksed ikkagi sportlikus mõttes esimesed vihased konkurendid, nagu väga-väga selgelt, et see tema arvestades ka tema natuuri ja juttu, mis sellele kõigele juurde käis, siis ega ühel hetkel sealt nagu võitjana välja tuli, oli ikkagi üks helgemaid mälestusi kindlasti minu jaoks, et aga ei, oleme ikkagi ühes ja samas korvpallis sees oleme, et neid kokkupuutepunkte on olnud ja mis mul on väga suur au, et ma üldse ma ei tea, isegi nagu tunda Mihkel Tiksi ja samamoodi olen temaga ka korduvalt kohtunud ja meil on selline ka nagu hea suhe, et see on minu jaoks muidugi, see on minu jaoks suur au. Üks asi, mis mind isiklikult huvitab, on see, et Rapla mängis siin, eks ole, Eesti meistriliigas, Balti liigas ja siis Eesti-Läti ühisliigas. Aga kui lähedal või kaugel te olite sellele, et mängida mõnda Euroopa sarja, sest siin teised Eesti klubid on neid mänginud, eks kas see üldse oli ambitsioon? Ja kindlasti, ma arvan, ma ise oma vaimu silmas küll nägin, et samamoodi nagu see sama meistriliigasse tulek, mis mingi aeg oli lihtsalt, oligi unistus kuskil peas, et mina uskusin, et see saab teoks, aga ja sellest on kindlasti kahju, et ei saanud, aga ma arvan, et olen ka selles suhtes teinud õigesti, et andnud endale väga selgelt aru, mida see tähendab, et punkt üks jällegi
samamoodi ju nüüd omakorda Sadolin spordihoone ei vasta tegelikult ka kõige madalama eurosarja liiga tingimustele, et ja samas kui ehitati Märjamaad ja toonane üks eestvedajatest Toomas Jaaniste minuga rääkis, siis minu nagu mingil hetkel küsis nõu selle spordihoone suhtes, ma soovitasin ka siis nagu tugevalt, et vaadata neid miinimumtingimusi, mis on mingi eurosarjas osalemiseks vajalik, et kui vähekenegi on võimalik, et siis ehitada niimoodi, et kas või mingite lisadega on võimalik niimoodi teha, et see vastaks neile tingimustele ja põhimõtteliselt teoreetiliselt see oleks saal, kus saaks hakkama. Aga lisaks saalile see vajab kahte väga olulist sammu, et üks on siis ikkagi, mis puudutab ikkagi puhtalt eelarvet, et sinna, kuigi näiteks Pärnu ju sellel hooajal, keda me võitsime, mängis eurosarjas, ehk siis võiks ka öelda, et võib-olla seda ühte sammu ei ole vaja, aga mina arvan, et kindlasti peaks ikkagi meeskond olema kõrgema kvaliteediga parem. Ja teine on siis rahaline samm, mis maksab seal osalemine, et isegi väikeste mängude arvu puhul, seal oleneb ka süsteemist, kas sa pead seal eelringis oma koha eest võitlema põhiturniiril või mitte, et ka väikeste mängude arvude puhul on see ikkagi on korralik väljaminek, et ja kuna me seda eelarves sellist sammu ei suutnud teha, siis see ei ole ikkagi väga reaalseks mõtteks saanud, aga ma võin küll öelda, et peaaegu iga kevad, kui need FIBA dokumendid alla tulevad nende tingimuste kohta, siis ikka käib mingi jõnks seest läbi ja olen ka neid avanud ja vaadanud ja sirvinud, et oli unistus, aga kahjuks see jääb minu poolt teostamata. Ma mäletan, mingi suvi oli, kui korvpallikooli poolt tuli teada, et on mingid sidemed mingi Põhja-Euroopa liiga. Jaa. See oli üks variant siis, eks? See on üks variant, kus siis sellel aastal näiteks Keila Kuulbet ja Tartu osalesid, et on mõnes mõttes hea, et on ikkagi selline vahepealne variant, kus kulutused tõepoolest ei ole nii suured, aga samas on ikkagi võimalus tuua siia võistkondi, keda muidu Eestis või veel vähem Raplas näeks ja samamoodi ise ikkagi olla selle Euroopa korvpalliga seotud, aga ütleme ka niimoodi, et ikkagi see ajastus oli see, et selline, kus meil pigem oli keeruline siis oma seda eelarve taset säilitada, et kahjuks ei saanud seetõttu seda sammu teha. Kui oluline on olnud üldse see omavalitsuste pool Rapla korvpalli arendamisel? Kuidas ma ütlen, et ta on ikkagi, ta on ülioluline, et mida aeg edasi, mitte et see nüüd oleks mingi uus arusaam või et eks ta, ütleme, sarnastes teistes riikides on ikkagi, on see selline kuidagi usk, et sellist võistkonda on kogukonnale vaja, kes siis mängib ikkagi kõrgemal tasemel ja kes seda kogukonda seob, et see on oluline, et aga jah, et mida aeg edasi, seda eks see arusaam, et see on, et nii väikses kohas, et pigem on see isegi niimoodi, et mida väiksem koht, siis seda olulisem on see omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse osa ja seda olulisem on olla selles ettevõtmises koos ja teha seda ühiselt, et ilma ei ole, see on lihtsalt, see on lihtsalt liiga keeruline ja sest kokkuvõttes on ju ikkagi kogu selle ettevõtmise eesmärk on ju, miks seda üldse teha, see on ju suunatud ainult puhtalt selle valla inimestele, et nemad on ju need kõige suuremad
kui üldse on keegi nii-öelda kasusaaja või kelle jaoks me seda teeme, siis need on ju meie enda inimesed. Jah, just. Nüüd üks teema veel, mis on aastate jooksul ikkagi korduvalt esile kerkinud, on see välismängijate toomine, eks ole. Välismängijate kasutamine. Et kuidas sa oled seda enda jaoks mõtestanud, et kas sul on ka piir ka enda peas nagu paigas, et et üle 5 mängija ei too või üle 4 mängija ei too piiri tagant? See on siuke igavene teema ja mind paneb ausalt öeldes hämmastama, kui tugev see teema on mitte ainult Raplas, vaid terves Eestis, et Eesti korvpallis, et minu jaoks on see suhteliselt siuke, ta on tegelikult nagu arusaamatu selles suhtes, et ma arvan, et nii palju ei räägita sellest välismaalaste teemast üheski teises riigis, et see on tegelikult väga-väga normaalne klubi korvpalli osa. Ja seda enam sellises väikses kohas, et miks ma saan seda rahuliku südamega öelda, on ka see, et meie oleme nendes tingimustes, kus meie tegutseme, oleme kogu aeg andnud endast parima, et meil oleks võimalikult palju, mitte ainult eestlasi, vaid just ka Rapla poisse, ja selle aasta võistkonnas on ju tegelikult põhimõtteliselt võib öelda, pool võistkond on selgelt Raplaga, võib-olla mitte siin sündinud ja kasvanud, aga lisaks sellele väga tugevalt seotud, et tegelikult üks asi on see, et see oma Rapla poiste osa on alati tegelikult olemas olnud, alla 4% pole see kunagi olnud, aga selle inimeste arvu juures ja nende õpilaste arvu juures, kellega meie tegeleme, et inimestel on väga raske aru saada, kui olematu konkurents see tegelikult on, võrreldes mis tahes isegi, ma ei tea, me ei pea isegi välismaale minema, kui on Tallinnas klubis, kus on 700 kuni 1000 ainult poissi, ja siis meil on 180 õpilast, 6–19 aastased poisid ja tüdrukud, et siis, see võimalus, et seal tuleb meistriliiga tasemel, me räägime ikkagi, korvpall on ikkagi üks suurema konkurentsiga alasid Eestis, Euroopas, maailmas, et võistelda Eesti, Läti liigas, siis see võimalus neid oma mängijaid, et neid siit kasvaks, ongi tegelikult väga väike ja mis ma, nagu sa küsisid kuidagi, et kas ma enda jaoks on, minu jaoks on see väga-väga lihtne, et iga mängija ja tegelikult elu näitabki, et pigem isegi just need Ameerikas toodud mängijad, et nad kõik panevad ikkagi selle Rapla särgi selga ja miks ma ei näe sellest probleemi on siis üks on see, et ka näiteks fakt, et me saame klubis peaaegu 30 aastaseks, meil ei ole ühtegi üle 2 meetrist mängijat selle aja jooksul ise nii-öelda leidnud ja kasvatanud. Seda korvpalli ei saa mängida ilma pikkade mängijateta näiteks. Aga teine olulisem asi on see, et selle meeskonna eesmärk, peamine eesmärk on tuua Rapla valla lapsi spordi ehk korvpalli juurde. Ja tihtipeale lihtsalt läbi oma sellise võib-olla avatuma iseloomu on just ameeriklased need näiteks, kes on just nende pisikeste mängijate, kui te vaatate ka meie peale mängu, siis nemad on võib-olla need, kelle käest küsitakse poole rohkem autogramme ja tehakse koos pilti ja ehk siis nemad ei too meile välismaa lapsi trenni, vaid toovad meie oma Rapla valla lapsed trenni. Ja sellega on selle meeskonna peamine eesmärk täidetud, et ma ei suuda, mina ei näe sellest tegelikult probleemi ja eriti läbi teadmise, et me oleme endast andnud parima. No mulle tundub, et väga raske on inimestel mõista seda, et välismängijad tegelikult rikastavad seda sama korvpalli. Ja see ei ole ju mingisugune korvpallili ainuomane, et seda kasutavad ju teised spordialad täpselt absoluutselt, samuti. Konkurents on see, mis viib edasi. Absoluutselt, just nimelt konkurents, see pole mingi võlusõna, aga see on mina usun sellesse 100% ja
kui võtame näiteks seesama meie enda mängija Gregor Ilves, kes siis nüüd tegi ka oma esimese hooaja välismaal Rumeenia meistriliigas, et selgelt tema arengus on ülisuur osa just nimelt nendel samadel tema positsioonil olnud tagamängijatel, kellega ta on pidanud juba, ma ei tea, 16 aastaselt saadik ikkagi pidanud trennis igapäevaselt vaeva nägema, et kõik need mängijad on arendanud ka meie mängijaid. Et see on väga otsene seos, et ka meie mängijad on nii palju paremad alati tänu nendele. Me peame vist küsima, et mis edasi saab. Jaa, mõtleme tuleviku peale. Või meid huvitab tulevik. Jaa, ega mis puudutab mind, ma ei tea, et mul läks nende otsuste tegemine selles järjekorras, et arusaamine, et ma samamoodi ei suuda edasi panna, tuli enne lahendust, et mis siis saab ja seda ei ole siiamaani ja ega ma praegu ausalt öeldes ega minu jaoks, nagu ma vestluse alguses ütlesin ka, et ega kõik on sama ratas nii-öelda keerleb edasi praegu, et tegelen siis selle järglase otsimisega, hooaja, neid otsade kokkutõmbamisega on tööd ja siis loomulikult nüüd hetkel on oluline meie jaoks teha juba praegu ära see töö, mida ma tavaliselt teen suve teises pooles, ikkagi andes ka meie toetajatele sellist hingetõmbe aega korvpallist, aga et nüüd ma pean ka suutma mingisuguse osa toetajatega juba läbi rääkida, et kuidas järgmine hooaeg, kas nad nii-öelda on paadis või ei ole, et saada aru, et kas meil on vaja lähiajal teha otsus, et kas me meistriliigas ikkagi meeskond jätkab või mitte, et jah, esialgu on ikkagi ainult Rapla korvpall nagu meeles ja peas, et ei ole plaane, ei tea, mis saab. Ühesõnaga, praegusel hetkel veel ei ole see lõplikult linnuk alla pandud, et meeskond jätkab meistriliigas? Jaa, et meid mõjutab see, et kuna Utilitas, kes on olnud 10 aastat partner ja nüüd juba aastaid nimisponsor, jätkab küll klubi toetamist, aga mitte nimisponsori tasemel, ehk siis see on see, mis on selle küsimärgi nii-öelda õhku toonud tugevalt, et ikkagi see majanduslik üldine keskkond, mis praegu on tegelikult aastaid kestnud ju, ei ka kuidagi ei soosi sellise nii tugeva nimisponsori kaasamist, et peamegi siin siis tegema otsuseid ja vaatama, kas kõik ülejäänud on paadis ja võib-olla keegi nendest olemasolevatest või suudame ikkagi leida kellegi veel uue, et siiski ka see nimisponsori koht võtta, et jah, praegu on see kõik on töös. Oskad sa mingisuguse tähtajaga tuua, et millal siis peab paika saama see, et kas meistriliigas meeskond jätkab või mitte? Ja selles suhtes on väga konkreetselt paigas, et korvpalliliidus tuleb registreerida võistkond hiljemalt 1. juuli, et see on see tähtaeg, et me ise ikkagi tahaks selgule saada jaanipäevaks või ütleme mõni päev peale jaanipäeva hiljemalt, et mitte täiesti kuu lõpus, et ta on siuke paari nädala küsimus. Nii et sa ei lähe ära niimoodi, et jätad asjad uutele inimestele lahendada? Jah, ei, seda ma ei tee, et oleks lihtne need 2 kätt tasku panna ja minna, aga ei, ma ei suuda, et see, kuidas kõik edasi läheb, on minu jaoks ülioluline, et see on ülioluline, et nende eelkõige nende inimeste pärast, kes korvpallikoolis töötavad, eelkõige nende pärast ja siis muidugi ikkagi kõigi nende pärast, kes on ükskõik kui vähe või palju meie tegemistele kaasa elanud, ja neid on see kevad ka jällegi
järjekordselt tõestas, kui oluline tegelikult ka see esindusmeeskond sellele kogukonnale on, et selle nende kõigi nimel, ja kindlasti ma tahan anda endast parima, et ta läheks maksimaalselt hästi edasi ja olen ka valmis, kui on klubi poolt soovi, siis kindlasti toetada know-how'ga edasi, kas terve järgmise hooaja jooksul või kuidas iganes, mis iganes nagu kasulik võiks olla klubile, et see on minu soov. Nii eriti see viimane hooaeg näitas, kui oluline on see, et seda klubi vedas suurte kogemustega inimene. Kogemused on see, mis väga palju aitab ka keerulistes olukordades. Jah, eks tuleb tunnistada, et see periood, nagu ma algus ütlesin, pole olnud aega järgi mõelda, aga tegelikult see 23 aastat on, kui sa võrdled kas või ongi inimese elueaga, siis tegelikult on väga suure osaga seotud, aga vaatamata sellel ma ikkagi nüüd ka ise ma väga loodaks, et see inimene, kes edasi tegutseb, et ta ei pea tegelikult ilmtingimata olema väga kogenud, et kindlasti see olukord, kuhu ta satub, ei ole sama, kuhu mina 23 aastat tagasi sattusin ja et kindlasti on ju tegelikult üle anda ikkagi toimiv klubi, mis on Eesti korvpallis täiesti tipus ja on nagu selles suhtes ülimalt ainulaadne, et nii väikses kohas selline klubi on, et ja kindlasti on tal minu tugi ja teise juhatuse liikme Aavo Amburi ja liikmete tugi, et ei tasuks ka, kui keegi nüüd selle ameti peale mõtleb, ei tasuks ka olla liiga hirmutatud sellest, kui seda kogemust veel ei ole, et kuskilt tuleb alustada ja jälle uuesti ehitada. Kas võib öelda, et valla tugi on ka olemas? Selles oli ka küsimus, jah? Jah, eks ta on olemas endiselt sellel tasemel, kus ta on. Veel lõpetuseks mõni küsimus. Poliitikast sügisel on valimised tulemas. Ma tean, et sa oled kandideerinud varasemalt kohalikel valimistel. Et äkki sa kandideerid? Ütlen ära, et täiesti välistatud, et ma ei ütle rohkem, ma ütlen lihtsalt, et see on täiesti välistatud. Aga võib-olla oleks äärmiselt oluline, kui volikogus on keegi, kes oskab teistele selgeks teha, mida tähendab Raplale ja Rapla, mitte ainult Rapla vallale, vaid Rapla maakonnale, kogu sel piirkonnale selline korvpallimeeskond. Kindlasti ja eks paljud inimesed on mulle öelnud, et tegelikult peakski, aga osad mu kolleegid, klubijuhid on selle tee valinud, aga ma ei tea, kas see on siis jonnakus või mis iganes, aga ma tahaks jääda selle juurde, et rohkem kui mingid sõnad mulle meeldiks, kui maksaks teod. Ja ma arvan, et teod on rääkinud tegelikult enda eest ja kui sellest ei piisa ja on vaja veel mingeid lisasõnu või selgitada, üks asi on see visuaalselt, võib-olla see, mis siin kevadel jälle Sadolin spordihoones toimus, näiteks see, ka see sama, mitte ainult pronksilahing, vaid ka see veerandfinaal veerandfinaal Pärnuga, samamoodi 5 mängu ja kõik need numbrid, et tegelikult need on kõik teada ja need ma olen kõik, kes peavad teadma, kõik tegelikult teavad fakte, teavad pealtvaatajate numbreid saalis, Delfis, Inspiras, mis on korvpall Eestis praegu, see on täiesti meie liiga, ka selle hooaja vaatajate numbrid tõusid, nad panevad pika puuga ükskõik millisele järgmisele alale, et ma ei tea, see meeskond, see klubi
on oma tegudega, ma arvan, tõestanud, et seda on vaja. Just, kena. Jaak, aitäh sulle. Äkki kohtume veel siin podcasti stuudios, kunagi tulevikus räägime muudest asjadest, sellest, mis sa edasi teed. Kunagi ei tea, et aitäh kutsumast kindlasti ja aitäh kõigi nende aastate jooksul korvpalli kajastamise eest, et tänud teile ka. No võt, kena, head kuulajad ja vaatajad, suur tänu teilegi, aitäh, et olite täna meiega ja kaasa mõtlesite. Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata sõnumid.ee, YouTube ja Spotify ning kuulmiseni järgmisel korral.